No nii. Kas see on 3. Mersu video järjest või? On või? Minu mõnest küll, jah. Seepärast nii vähe tulebki neid. Muidu oli siin meil Mersu contenti puuduse täielikult, aga nüüd on mingi täiesti turnaround ja mehel on Audi müts peas ka veel. No see keegi juba ammu ütles, et täiega närvi ajab, et Mersu mehel Audi müts peas on. On, mind ajaks ka. Aga mis täna plaanis on, siis ma vaatan, et siin on mingisugune seadelis tekkinud punane. Keevitus, jah. Tuleb lihvima hakata ja keevitama hakata. Päeb selle tunneli kinni ära nüüd. Okay. Ja siis selle kardaani vahepukki kinnitustab ka põhjalt keevitada. Ühesõnaga kõvast säristamist on täna siis või? Vaata, kaugel jõuab, noh. Siin on vaja lihvida ka kõvasti enne. Kõik ju keevituspinnad on vaja haljaks ajada. Selle jaoks on sul siin see abimees võetud, jah? Võtsin kaasa kodust, jah. Kõlab hästi. Suurem töö on see lihvimine ja siis keevitamine äkki läheb kiiremini. Ega ma ka ei tea. No nagu ikka see ettevalmistus on põhiline. Et kõigepealt mootor maha jälle. Kas filmime ka, teeme suure pika video, kuidas mootor maha tuleb või? Jaa, mootor maha. Siis võiks lükata siia selle peale. Siis saaks alt ilusti lihvida ja mässata. Ja siis ongi kõik. Juba valmis. On kõik tänaseks või? Juba valmis. Tavai, video kinni ja jääme järgmine kord. No aga oota, vahepeal oled ka midagi teinud, mis kaadeväriselt või sa ainult valmistad ette asju? Koristasin ei läinud. No okei. Karas on tõesti puhas. Auto ümbert tõdasin pask ära. Vahelduseks on päris mõnus tegelikult, et ei saa üldse midagi halvasti öelda. Lükkame selle siia peale või? Jah. Või võtame enne mootori maha? Ei, enne mootori maha ja siis lükkame peale. Tavai, no aga teeme ära selle siis. Seda filmi ma ei hakka, et vaadake näist viimasest 500 videost, kus me seda mootorit maha võtame. Me ei ole näidanud rohkem, me näitasime siis minu arust mingi paar korda ja ongi kõik rohkem pähe näidanud. Ei ole näidanud või? No, me iga kord ütleme, et me ei näita, aga seda ei olegi mõtet näidata. See on lihtsalt tõstab külge ja tõstame ülesse. See ei lisa mingit väärtust. No siis ei näita seda. Tavai. No paar minutit möödas ja ongi rakett. Nagu naksti. Rakett tõstukki laetud. Tulevane rakett. Valmiv rakett on tõstukki laetud. Progress. Siin on siis täna vaja siis see auk kinni panna, nagu ma aru saan, jah? Jep. Et siit enam tuppa ei näeks. Jep. Sul kõik mõõdud võetud ja joonised tehtud ja... Millest? No kui palju siin peab lihvima ja kus kohast maha peab võtma ja... Ei noh, selle lõike äärest. No, lihtsalt. Lihtne. Maha ei pea midagi võtma. Kõik juba maha võetud. Liiga palju on maha võetud juba. Tuleb tagasi panna. Ainult võtta ei saa, andma peab ka. On see raskem osa. Kohe tore näha, teist autot siin tõstuki peal. No. Vaatasime just, et siin ega siin koopa ääres nagu väga palju just mänguruumi ei ole, et peab veel sellele vanale heale kooporullile veel valu andma natukene. Siin näpuke läheb vahele, aga teise pool ei ole sedagi. Need väljad on ka praegu lipa-loppa all nagu. Velga sobib selle autostiiliga ju. Et ei, ma ütlen selles suhtes käib 8-sse. Okay. Nad istu päris põhja sellepärast, et neid kettaid ei ole. Kettad on vaja natuke treida. Taha polegi vaja ju. Kässeritaks vaja ikka. No okei, kässeritaks vaja tõesti. Mingi vastu reffi tõmbab mingi... Tõmbab mingi oga vastu reffi. Nagu tõuksil, vaata. Jah, täpselt. Kaalu võik kiirem sõitna. Taga vidurit pole vaja. Nii on. Jälle, kui tegi tolmune, no. Peame tegema ühe episoodi jälle, kus Mersu ära peseme, no. Kus see oli mingi aasta aega tagasi, kui me pesime seda? See oli reaalselt aasta aega tagasi. 1,5 aastat tähendab. Jah. Siis, kus selle kapoti all istusid. Jah. Ulme. Peaks panema meenutuseks selle jääraja video, kus me selle külksi lasime. Siis on inimestel ikka tuleb see lootus tagasi, et see auto hakkab sõitma uuesti. Lootus ju iga päevaga järjest lähemale. No seda küll, jah. Kas see aasta siis enne muud aastat teeb auto esimese ketsi või? Loota ju võib. Loota võib. Olgu. Õige, see ei hakka enam lubadusi andma, nii et siis ei saa ka neid murda. Vaatame korra siin selle all ka siis, mis siin toimub. Peaks natuke sirgemalt peale panema. Kahtlane on või? See nurk on kuidagi. Ei saa segada maha ikka ei kukkuna. 3 punkti peal ikka kannab ju. 3 punkti peal kannabki. 4 peal on 1 peab õhus olema. Stabika peaks ka taha veel muretsema. Seda mul ei olegi veel. Tagasild on küll uhke. Pole midagi öelda. No. Siin on küll ikka töö oleks ära tehtud. No. Ränk, vaev ja jauramine. Higi ja pisarad ja... Leiutamine ja kõik, mis siin taga sees on ju? Jaa. See on väga õigus. Aga kurat, ma pidin siit ka ju midagi tegema. Nüüd tuli meelde. No? Siit eest see ei mahu ju. See leevendi. No siia võib-olla natuke anda seda lööki. Mis, haamri tuuningut või? Haamrit vaja anda natuke. Oota, aga differ on lukus sul ikka või? Ei ole praegu. Avatud differ või? Praegu on lahtine, jah. Seda saab alati vahetada.
Aga pärast läheb ikka lukku või? no ilma vist saa, ma kardan. No ma kardan küll, et ühe ratta selle kerimisega väga kaugele ei jõua. No. See ei ole väga jätkusuutlik, jah. Siia peaks ka mingi uue lahenduse tegema. Aha, kuule, sul on see pumbajaam samas kohas nagu mul on. Suht sarnane näeb välja ka. Kurat, Klais on mingisugused Mersu õpikud vaadanud vist, mulle tundub. Kus juures siin, ma arvan, isegi kogu see... Oita, mis see on? Mingi vaakumklapp. See tundub mingi vaakumklapp olevat, täpselt ma tahtsin just öelda. See on pump, on ju, filter. Ja kõik? Ja nii ongi. Äkki see on mingi tagasivooluklapp, vaata, et see tagasivooluks nii palju siit. Ja. No sul põhimõtteliselt sama asi täpselt ju põhjal. On küll, jah. Aga mul on lihtsalt 2 pumpa, 2 filtrit ja 2 klappi. Okei. Mul ühest ja vahepaak ka veel. Mul peaks ühest piisama. Ma arvan küll. Siin need voolikud jah, sa just juba rääkisid, need on vaja uued teha. Need on kõik uued, jah. Ma tahtsin. Kas ette viid kohe mingi paksema kütuse vooliku, et jääks ikka nagu korralikult flow'd või lähed originaali peale või? Mis kütsi või? Jah, nagu suurema diameetriga. Ma ei tea. Diisel öko ju. Palju see ikka vaja läheb? Ma ei tea. 5-6 liitrit sajale, noh. Ja siis kui põhjagaasi lased siis ka või? No siis läheb 5-6 liitrit kilomeetrile. Ei, ma ei tea, jah. Jääme sul see on? Mul on AN10 vist. Ma ei tea, kui suur see sisediameeter on. Ma arvan, võiks mingi normaalse vedades juba. Ma arvan küll. Tagasivool ka natuke suurem. Tagasi kõik läheb mootorisse. Sa ei raiska midagi, jah? Siin on kõik omajagu tööd, jah? Pead hüdroskandi minema. Jah, õnneks on kõik ühelt poolt, vaata. Jah. Saab neid originaalkohti ära kasutada. Mhm. Aga mis siin on? Üks piduritoru. Ongi tagasivool, pealevool. Mis see on? Ta läheb ka kuhugi siia. 2 kütsi oma. Ei tea, 3 kütsi voolikut. Kas üks ei peaks otse taga... Ai, kurat, ma ei tea. Üks on õhutus äkki. Tuulutus, ma arvan. Tuulutus läheb ka vahepeal sisse laskesse otse. See taurud. Jah, taurud aarejuhtida. Okay. Originaalis vaata, et jube ei haiseks midagi kuskil. Ja, siis nii. Ma arvan, et üks võib olla sul siin see. Aga jah, siis ma arvan, et siis kui see aeg selleni jõuab, siis pead panema Lego omal laua peale ja selle hüdroskandi minema ja seal antakse sulle vastavad jupid ja lapad kokku ja siis saad ära pressida. Ja... Pigem lihtne. Ei, pigem on lihtne. Pigem lihtne kogu selle muude asjade juures sinna. See on lihtne higistus sul sinna. Siin on kõik olemas juba. Väga hea, kui hakka tööle siis. Ma hakkan tööle. Karl tõmbab sae käima nüüd või? Jah! Hakkab minna. Sai hea või? Siit sai enam vähe. No ma tulen vaatan sealt poolt, mis sa tegid seal siis. Sul oli see keevitaja prill, oli tees niimoodi, et kistisid, et siis on väga hea. Jep, ei olnud. Aha, ja siit võib haljaks laskma, on ju. Ja. See hakkab keevitsi hästi peale. Igalt poolt tuleb lasta. Sa pead seda ära lõigata osa ka tuunima, jah? Mis mõttes? Ja, toda ka ikka. Igalt poolt kõik servat tuleb lasta, siit tuleb seda kuradi pigimatti ära kraapida. Või see oli rõvetöö, ma mäletan. See ei tahtnud üldse ära tulla sealt. See ei ole kõige lihtsam kahjuks. Ma nägin, Boosted Boys tegi selle külma jääga või selle kuiva jääga. Piiraja tegi ka. Tegi või? Jaa. Seda ma pole näinud. Kunagi ammu. Paar aastat tagasi. Siis kui ta ostis selle uue seti minu arust. Okay. Või oli see vanal veel. Kurat, ma ei mäleta enam. Ja. Seal ta mässas igal juhul sellega. Okei. Vaat, ega siuke töö ongi nüüd. Tund aega. Siis ma panen uuesti käima, kui valmis on juba. Siis midagi filmida polegi praegu. Ajan, saame mingi lolli juttu vaada põhimõtteliselt. Nii on. No mis ma ikka ajan lolli juttu, kui üks mees töötab. Aine? Joop, seda on nüüd küll vaja olnud. No Karl on siin relakale kõvasti kuumanud. Mis situatsioon on? Kuule, võib vaikselt täpitama hakata vist. Hakkad säristama või? Vaikselt täpitama, jah. Kuule, ma vaatan jah, et kõik on siin haljaks lastud ilusti. Enam-vähem, noh. Mõnus. Kindlasti saaks paremini. No ma arvan, et saab asja küll. Ma usun ka. Sa oled Siksi keevitama parem, kui raske see ikka olla saab. Jah. Siks, mesa, kõik üks sama. Plekk on plekk. Täpselt. Ja keevitada ma ka ei oska, nii et... No siin ongi hea koht õppida ja see nähtamale ei jää, kui sa mati peale viskad. Jah, tugev võiks ikka jääda enam-vähem. Nojah, kui see siin kardaan võib-olla tahab lahti päästa, siis võiks tugev olla. Kardaan on tagapool, see on juba tehase osa. No, ma ei teagi, see on lihtsalt siin porikaitse või? Ei ole, eks ta ikka annab ju kerele ka jäikust. Okei. Panen pärast need, keevitan need vinklid peale sinna.
Ekstra hea saab või? jah , Nagu põhimõtteliselt nagu teed sellest mingi roll cage'i selle põhja siia või? jah . Nii hea saab. põhimõtteliselt küll , võib nii öelda . No väga hea. Kuule, aga siis on aeg see punane, natuke pean sättima veel , aga varsti jah . punane masin varsti kuumaks ajada siin, jah? Väga hea, ma ootan siis. No nii, sai paika. gaas on kinni . Fail. Oota, ma keeran lahti. Siit või? jah , Kummale poole käib? lahti . Ei jõua. proovisid isegi ? Proovisin. kindel ? Kindel. 2 3-4 juba . Säriseb küll ju. kinni väga hästi jäänud veel . noh , juba jäi kinni . häda ja vileti . Tööriistad jupsivad või? mees on sitt . Tööriist ei ole sitt, vaid mees on sitt või? jah . Tavaliselt on ikka vastupidi öeldakse. on või ? No ma ei tea, tavaliselt alati mehed süüdistavad ikka tööriista, mitte meest. pasad tööriist . Jah. Mis kinni jäi? traati jäi siia . kuradi otsaga oli kinni . Juba remontima hakkama või? jah . mingi spreiga olemas , millega üle lastakse . videosi vaatame Youtube'ist . Keevits videos ju. Autuuno . noh , nüüd jäi küll kinni . teiselt poolt ka paika panna natuke . No, siis teiselt poolt teha ja siit poolt ja sealt poolt ja . No tõesti, täpp on peal. Ära ka ei kuku praegu veel vähemalt. kohe kukub . eile siis sai gaas otsa keevitsel või noh , ei saanud otsa eile , aga see oligi otsas juba enne , kui ma keevitama hakkasin . Õnneks jäi mild üle natuke CO2 . Õnneks keere sobib , nii et sellega on korras , aga vaatasin siis , lasin kinni ja vaatasin , et kurat , natuke suured vahed on ikka lõikamisega tekkinud , et seda vahet vist kinni ei keevitana , niimoodi ikka ei saa . Läksin eile koju , mõtlesin , ei tea , mis ma sellega peale hakkan , kas teha see üldse uus või mis . Kirjutasin Harrile ka juba , küsisin , et kas ta ei tahaks seda ära teha enam-vähem . Ja siis hommikul mõtlesin , et okei , ostan siis tüki metalli , ostsin ühe suure lehe või väikse lehe 1,2 millist plekki ja idee on siis selles , et võtan selle uuesti siit ära , keevitan siia servadesse nii-öelda nende ühenduskohtade peale niimoodi , et see plekk katab siis ära terve selle osa ja siis on nagu peaks olema kohti , kuhu keevitada ka . praeguses olukorras see asi kindlasti nagu hea küll ei jääks . et võtan relaka , lõikan uuesti lahti ja hakkan otsast peale . niimoodi siis mõtlesin umbes , siit keevitan ära , siit keevitan kere külge seespoolt ja siis teisele poole jääb ka ilusti koht , kust saab keevitada pärast . ma lükkan keevituse käima ja proovin , mis nüüd saab . keevitamine vajab veel harjutamist , aga tundub , kinni ta jääb vähemalt , ilus välja ei näe , aga täidab eesmärki . teen väikse purksi ja siis jätkan . midagi sai valmis . siit esiäär on keevitatud . midagi ilusat ei ole keevituste näol , aga noh , vahet ei ole . keevitajad pangu silmad kinni siis praegu . ja nüüd siis tuleks autosse panna , siis saaks näha , palju seda altäärt on ruumi sinna teha . et seal on see pööramine tuleb kohe , et ma tahaks suht sinna serva peale saada selle keevituse . ja üritab selle autosse sisse suruda kuidagi ja siis saab selle alumised servad ära mõõta . siis saab äkki need ka ära juba teha või siis võib-olla isegi neid saab autos sees juba teha . ma ei näe põhjust , miks neid praegu kohe peaks ära tegema . aga ma proovin selle autosse panna igal juhul . okei .
Noh, nüüd ei taha üldse minna. No nii, hakkab loomana. Peaks uuesti ära võtma, selle ikkagi siit tuleb kõik ära lihvida. Tuuaks kuhugi vastu keevitada, siit poolt ka samamoodi. Siis saab täitsa hea isegi. Praegu nagu istub küll okeilt. Ma ütlen ausalt, ma täna rohkem ei jõua. Loodan, et siit saab mingi enam video kokku ikka noh. Et endal ka veits totter lootsin, et saab mingi hea sisuka pika video. Aga tuleb, mis tuleb järgmises videos, siis ma arvan, mitte ei arva, vaid järgmise videoga siis saab kindlasti selle valmis juba. Ma üritan niimoodi teha, et laupäeval see video ikkagi välja tuleb. Ja siis äkki pühapäeval või kunagi on mul aega uuesti garaaži tulla. Siis saab selle ära keevitada, et ütleme nii, et nüüd on vähemalt lahendus või meetod on olemas, et edasi on puhas töö. Ja juba hakkasin vaatama ka igast radikaid ja interkuulereid ja siukseid asju. Et hinnad on päris krõvedad, aga eks ma üritan kuidagi need asjad prioriteedi kaupa järjekorda panna, et mis kõige tähtsamad on, aga ega siin väga valid ei olegi, kas suht tähtsad. Mis täpselt järgmiseks, seda ma ei oska öelda, see on kindel, selle keevitab ära. Ja põhja alt on vaja veel teha ära kardaani see kinnitus ka. Seda ma eile natuke seal piilusin. Siin on põhimõtteliselt vaja siuksed kõrvad lihtsalt teha, kuhu siis tuleb mutrid sisse keevitada. Ja siis sinna, kus mul on see kardaan, siis saab polliga sealt aukudest läbi panna. Ta ei pea nii ulme täpnega olema, sest seal on ovaalsed augud, et saab veits liigutada. Eks siin leiab siukse kiired asju ka, mida saab teha, et kui jupp ootab, siis saab kindlasti ära teha igast need piduri kütuse voolikud. Ma arvan, need võtavad ka ühe video vähemalt. Aga tegelikult on veel taga piduritega asi lahtine, sest seal on need Bemmi kettad, mis ma ostsin. E36 omad siis. Nendega see jama, et siin käänmikul on mingisugune koht, kus nad käivad vastu. Ja hullult vähe, ma ei tea, kas peaks treima ära nad seest või siis tegelikult võib-olla sealt selle naga ära lõikama lihtsalt käänmiku küljest. Ja saaks asja tööle. Aga sellele ma täna rohkem mõelda ei jõua, nii et kes subscribe'inud ei ole, siis vajutage suub ja visake mõni like ja kommenteerige ka ja ostke Mersu särke. Davai, tšau!